Mina olen Rene Maripuu, mina õpin Tallinna Tehnikaülikoolis elektroenergeetika ja mehhatroonikat teisel kursusel ning käisin praktikal elektritsentrumis. No kohe alguses, kui ma käisin sellel töövestlusel, siis küsiti, mis on minu ootused ja kuidas ma tagasisidet soovin saada. Aga muidugi nagu alati, siis ikkagi asjad loksuvad paika ja alguses ikka oli natukene harjumatu, aga mul oli nii sõbralik juhendaja, kellega sai põrgatada mõtteid ideid, et kuidas mul endal parem oleks. Ja siis päris kiiresti hakkas sujuma, et sain tagasisidet täpselt nii nagu mulle vaja ja nii nagu ettevõtte siis juhendaja seda vajalikuks pidas. Tagasiside on hästi oluline sellepärast, et muidu ma ju ei tea, et kas ma teen üldse midagi õigesti või kas midagi läks täitsa nurja või tegin üldsegi hästi. Et mina sain nagu igapäevaselt hästi palju tagasisidet, sest minu päev sisuliselt algas elektritsentrumi kontoris ja lõppes elektritsentrumi kontoris. Hommikul kuulsin, mis oli eelneval päeval hästi ja õhtul kuulsin siis enda tolle päeva vastutavalt, et kas ma olin tubli. Esimesel kursusel mul oli pigem just siis vastupidi, et ma tundsin, et ma veel ei teagi tegelikult erialast ju otseselt midagi. Et see, mis ma loengusaalis kuulen, on ju reaalsusest hoopiski erinev. Et siis läksingi selle eesmärgiga, et kinnistada neid teadmisi, mis ma kuulsin loengusaalis õppejõududelt siis päris eluga ja praktika käigus päris mitmel korral klikkis, et kuule, see oli see, mis see õppejõud ju rääkis mulle. Praktika käigus sain kindlasti teada, et minu üks tugevusi on siis teoreetiline pool, mis ma juba olen loengutest omandanud ja et just see praktiline pool nõuaks veel lihvi. Et näitena siis kindlasti tuleb kasuks, kui objektil läbi kombata erinevad elektrivõrgu ja elektripaigaldiste komponendid ennem, kui hakata nende kohta siis iseseisvalt koostama skeeme. Mina enamasti ikka nõustusin juhendaja tagasisidega selles mõttes, et mul oli lihtsalt natukene vanemat sorti siis juhtkond, kes vahepeal edastas tagasisidet nagu nõnda hästi rustikaalselt ja ringiga. Ja siis teinekord oli äärmaselt liiga otsekoheselt, et ei olnud mingit filtrit. Et pigem siis ikkagi nagu respekteerisin, sest et mina ikkagi ei ole veel selle valdkonna tipptegija, nagu minu juhendajad olid. Et siis ma ikkagi kuulasin ära ja mõistvalt küsisin küsimusi juurde, et kui midagi oli arusaamatu või millegagi oli kahe vahel. Eriti väärtuslik tagasiside on kindlasti konstruktiivne tagasiside selles mõttes. Mina leian, et igati konstruktiivne tagasiside arendab, et positiivset tagasisidet on alati hea kuulda, et mingi tehtud töö või läbitud väljakutse on hästi tehtud, aga konstruktiivne tagasiside on see, mis arendab. Kõige humoorikam lugu seoses tagasisidega praktikal oli siis see, kui praktikajuhendaja mingil päeval siis andis mulle hästi pehmendatud tagasisidet, et ma sain aru, et ma justkui tegin midagi hästi, siis järginevad päevad oli mul teine juhendaja ja tegin samamoodi enda arust hästi, aga siis riburada pidi oli tegelikult ikkagi päris valesti. Ja siis küsisin, et miks on valesti, kui mulle öeldi, et tegelikult justkui oleks hästi. Ja siis saingi aru, et oligi pehmendatud niivõrd palju, et tegelikult oleks saanud paremini. Et pika praktika peale sulanduvad tööülesanded tihtipeale nagu ühte justkui, siis eristav tegur, mida praktikajuhendaja võib-olla võiks teada, on see, et ka negatiivne tagasiside on nagu hea. Sest et kui palju ikka mäletatakse kordaminekuid, ikka paratamatult mäletatakse neid asju, mis ei õnnestunud nii hästi. Ja siis mul oli ka täpselt niimoodi, et need asjad, mis mul ei läinud esimese korraga kõige paremini ja need mulle reaalselt välja toodi, need mul praktika käigu lõpuks olid need, mis olid kõige rohkem selged ja mida ma sain ka pärast hiljem koolis kõige rohkem rakendada siis töödes. Üks asi, mida praktikajuhendajad võiksid kindlasti silmas pidada, on see, et praktikant ei taha kindlasti olla mitte nagu vati sisse mässitud. Et praktikant tahaks ka kindlasti saada ka seda negatiivset tagasisidet just, sest praktikant on ju tulnud õppima
ja siis ta tahab näha, milline on reaalne töökeskkond, et näha siis, millesse ta end mässinud on ja silmitsi seista reaalsete tööolukordadega. Ega tööolukordades ju ka alati kõik ei ole hästi. Praktika lõpus ütles praktika juhendaja mulle seda, et tema õppis praktika vältel minult umbes sama palju, kui mina õppisin temalt. Ja seda just sellepärast, et ka mina tagasisidestasin just tema nii-öelda tehtud tööd ja tööülesandeid, mis mulle jagati siis.